Tšau! Ma tegelikult tegin juba video ära, aga ma ei olnud sellega väga rahul ja siis ma nüüd teen uuesti. Tegelikult kõik kaardid olid juba enne ilusti segatud ja võtsin ka nii nagu ikka neid peab võtma. Ja siis ma räägin sulle uuesti, aga natuke teistmoodi. Ehk siis esimene kaart oli siin see Hierophant ja järgmine oli Queen of Cups ehk karikate kuninganna. Ja minule siin jäid silma, et nad on kuidagi hästi sarnased, justkui seesama inimene siin palvetaks ja samas siin ta tegeleb mingite oma asjadega, see on mingi loomeasi, loominguline teema ja on nagu justkui et siin inimesed nagu soovivad midagi või palvetavad või unistavad millestki ja et on nagu mingi eesmärk, mille poole inimesed püüdlevad või tahavad kuskile jõuda või soovivad midagi oma ellu. Ja siis ma rääkisingi, et kui inimesel on näiteks, ütleme, et eesmärgid, et põhiteema oli eesmärgid ja kuskile jõudmine ja millegi poole liikumine ja siin on ühiselt kuskile poole liikumine ja siin on see, et see inimene unistab siin näiteks võib-olla suhtest, et võib-olla see, et oleneb, kes jälle vaatab, kas on siin suhtes inimesed või on inimesed, kes soovivad kedagi enda kõrvale. Ja siin võivadki inimestel olla erinevad unistused või soovid, et näiteks üks ongi iseendaga seotud, sellise näiteks tervise teemad või midagi kehaga seotult. Et näiteks inimene soovib tunda ennast oma kehas paremini ja sellega seotult on näiteks eesmärk hakata näiteks ennast rohkem liigutama. Aga probleem tihti ongi selles, et inimesed panevad liiga suured eesmärgid või siis on nagu, et tahab jõuda nagu punktist A punkti, ma ei tea, X, aga nad tahavad seda kohe saada või tahavad sinna väga kiiresti jõuda. No ütleme, et praegu on hästi, no ütleme, et suhteliselt populaarsed on näiteks mingid ravimid, mis hästi kiiresti kaalu alandavad, aga saab täiesti rahulikult neid asju teha täiesti loominguliselt, no võib-olla ka siis loominguliselt ja ka loomulikult. Selleks on lihtsalt vaja aega ja mitte tahta hüpata üle enda varju, mitte jätta mingeid samme vahele. Näiteks ongi, et mõni hakkab tegema trenni ja ta kõigepealt hakkab siis kõndima, nagu ma tean, ja siis, et ta ei lähe kohe jooksma, vaid ta vaikselt liigub niimoodi hästi loomulikult, et ei pea kohe jõudma sinna lõpp-punkti välja. Ja mida rahulikumalt sa teed, mida sujuvamalt sa liigud, siis seda parem on ka kehal ja seda parem on ka närvisüsteemil, sellepärast et see ei ole ülekoormatud, see ei ole stressis sellepärast, et ta ei saa aru, mis toimub või et kõik on liiga palju või et liiga palju muudatusi on korraga. Samamoodi on näiteks toitumise teema, et sa lähed välja, näiteks sa tahad jäätiseid süüa, sa ei pea neid kõiki ostma või sa ei pea suurt topsi jäätist endale ostma ja sa saad täiesti lubada endale jäätist, ütleme, et kord nädalas. See on väga okei. Ja samamoodi, et kui sul on see eesmärk, et sa tahad ennast paremini tunda oma kehas, et see on see põhieesmärk, on ju. Ja siis võiks teha etappidena nagu eesmärgid. Et põhieesmärk on jõuda siia ja siis me võtame järjest, et okei, esimese etapi eesmärk on mul see, et ma hakkan iga nädal jalutama näiteks 3 päeval ja ma teen tund aega jalutamist. Väga hea. Ja siis sa saad selle etapi käima ja siis sa võid võtta järgmise etapi. Et sa ei pea hakkama kohe liikumist ja toitumist ja mitte kalorite jälgimist korraga tegema, vaid sammhaaval vaikselt minnes eesmärgi suunas ja ei pea üldse muretsema selle pärast, et siin on karikate 5, et see nagu tunneb ennast halvasti, kui tegi millegi pärast. Et kui tahta nüüd mingeid neid etappe vahele jätta ja kohe lõppu minna, et siis võib tekkida nagu neid tagasilanguseid, siis tuleb see kurvameelsus ja lein võib-olla tuleb meelde eelmised korrad, kui sa ka ei jõudnud mingi eesmärgini, et võib tekkida sihuke natukene allaandmine ja siis võib see motivatsioon ka nagu ära kaduda. Aga
väikesed sammud viivad ka eesmärgini. Ei pea üldse kiirustama, et praegune maailm on selline, kus inimesed tahavad kõike kohe ja hästi ruttu ja on ära unustatud see loomulik kulgemine ja loomulik liikumine. Ja nüüd siin see järgmine eesmärk või unistus võib olla näiteks suhtega seotud, kas siis juba olemasolevas suhtes või siis soovitud on siin mingit suhet, et soovitakse mingit suhet, siin unistatakse sellest. Ja abielu teema, et siin on selline abielu, inimesed abielluvad. Ja pikaajaline edukas suhe, mis läheb väga kaugele, millel on ka nagu eesmärgid, ehk siis ka suhteteemades on ka näiteks eesmärgid, ma lähen nüüd järjest, et kui nüüd on sellega enda tervise teemaga natuke tegeletud ja on jõutud juba natuke ree peale, ütleme, et on näiteks vaba inimene ja siis ta saab võtta nüüd järgmiseks selle suhte teema, et hakata nüüd siis selle poole kuidagi püüdlema, sinna näiteks endale looma ja manifesteerima seda inimest kõrvale ja hakata jälle mingeid etapi haaval kuidagi suhet looma või uusi tutvusi looma ja jälle sammhaaval kuidagi seal liikuma, et ei pea otse hüppama suhtesse või kohe hakkama hästi palju kohtingutel käima, kui ei ole selleks valmis. Et jällegi nagu sammhaaval ja etapi haaval neid asju teha. Ja nüüd, kui on nagu suhe olemas, et siis ka on olemas see lõppeesmärk, kuhu tahetakse jõuda. Et siin on inimesed, kes vaatavad välja, ma ei tea, mis nad vaatavad, aga siin on neil koduloomad ja kõik tunnevad ennast hästi. Ehk siis ühised eesmärgid suhtes samamoodi, et on jällegi see põhieesmärk, mis iganes see on, kuskile jõuda. Põhieesmärk saab olla ka see, et nagu hästi tunda teineteisega koos, et ükskõik mis saab. Me tunneme, me valime teineteist ja me valime selle, et meil oleks alati hea olla, mis ei tähenda seda, et ei ole ikka raskeid aegu, mis ei tähenda seda, et ei ole mingeid murekohti või tagasilanguseid või midagi, aga et meil on ikkagi see lõppeesmärk või see unistus. Näiteks, ma ei tea, ongi vanaks saada või kodu luua või pere luua ja kui ei jõua sinna, siis see on ka okei, sellepärast et põhieesmärk oli näiteks, et me oleme alati koos, me oleme alati õnnelikult koos ja see täiesti reaalselt toimib. Ja siis samamoodi see, et okei, põhieesmärk on olemas ja siis on näiteks jällegi mingid etapid, et okei, kuidas me seda saame saavutada, kuidas me saame seda säilitada, seda head suhet. Ja näiteks, kuidas me saame ühise kodu osta või soetada või üürida, ehitada, mida iganes siin soovitud on. Et näiteks see on jällegi mingisugune etapp, kuhu poole püüelda ja teha jällegi mingid väiksemad sellised sammud, väiksemad etapid, mida saab saavutada, et oleks mingisugused nii-öelda eesmärgid või sihid, mille poole ühiselt püüeldakse ja teatakse, mille poole üldse liigutakse. Aga samas on, nagu ma ütlesin juba siin, ka see loomulikkus ja nii-öelda paindlikkus, et kui asjad ei jõua, ma ei tea, mingi eesmärk ei täitu, et siis me oleme paindlikud ja teeme muudatusi ja kohaneme kuidagi, et ikkagi see nagu hea enesetunne säiliks ja et me saaksime ikkagi koos olla, me saaksime ikkagi ennast oma nahas hästi tunda ja keskenduda ikkagi lahendustele, kui midagi ei lähe hästi, kui asjad ei lähe nii-öelda plaanipäraselt. Et ma teen siis väikse kokkuvõtte jälle, et eesmärk siis ongi lühemad ja pikemad eesmärgid ja etapid ja hetkel vähemalt see võib olla see, mis võib sind aidata, mis iganes olukorra kohta sul see kehtib ja kus sa saad seda rakendada, et siis väikesed eesmärgid ja suured ja paindlikkus ja loomulik liikumine, mitte tormamine. Vähemalt hetkel praegu see on see sõnum, mis siit sulle välja tahab tulla. Aga sellise lühikese sõnuma ma sulle seekord annan ja tšau!